puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja vaalu. Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere tulemast Kristel Tuul, igavene taastuv töönarkomaan. Tere tulemast. Ja Dali, minu kaassaatejuht järjekordselt. Selline särav nagu kevad hakkaks. Keegi peab seda värvi siia tooma, te olete nii ilusasti sünkroonis kogemata oma riietusega, nii et just mustvalges. Aga me hakkame rääkima läbipõlemisest. Ja biohäkkimisest. Ja biohäkkimisest, aga sellepärast, et läbipõlemine on number üks asi, absoluutselt ükskõik, kellega ma räägin või millised intervjuusid ma teen või podcaste. Põhiteemaga me jõuame kogu aeg selle läbipõlemiseni. Nii, ja see läheb ainult hullemaks. Ja palun räägi oma lugu, sest sa oled selle läbi käinud. Sa ise ütled tõepoolest, et sa oled töönarkomaan ja selline ettevõtlik naisterahvas. Aga kes ei oska võib-olla siis maha rahuneda, pidurit tõmmata, normaalne inimene olla. Kuule, tänapäeval see normaalne ongi just nimelt minu meelest see, et teedki, ma ei tea, 10-tunniseid tööpäevasid ja kui nädalavahetusel julged võtta aja maha, siis vaadatakse, et oot. See ei ole ju normaalne. Et mis meiega juhtunud on? Et kas meile meeldib see siis või? Mina näen, et kuna ma ka nüüd naistega, ma olen naiste edu coach, naistega palju töötan, siis ma näen, et meie kolm aju on omavahel tülis. Et meil on siis teaduslikult meil on mõistus, siis väga palju on kirjutatud raamatuid ka kõhust, et kõht on tegelikult esimene aju, sest mis toimub kõhus, otseselt mõjutab ka sinu seisundit, sinu mõtteid. Minul endal oli näiteks pärmseene ülekasv, mis päästis sellega, et mul oli pidevalt süke ärevus, energiat oli vähe ja see on nagu midagi seotud mõtetega või tööga, vaid lihtsalt, et kohe, kui ma ära ravisin selle, kohe läks nagu paremaks, on ju. Ja siis meil on süda, et on olnud siis ka uuringutes näha, et inimesed, kellel siirdatakse uus süda, siis osad neist, see oli küll väike protsent, aga nende maitsemeel, iseloomu omadused muutuvad, on ju. Et see näitab, et meil on nagu 3 aju ja eriti naiste puhul ja minu puhul ka, mis mõjutas, oli see, et kui palju räägitakse järgi oma südant, siis mina ütlen tegelikult süda eriti naiste puhul viib läbipõlemiseni. See on sellepärast, et kuigi südames on meil väärtused, on ju, aga südame eesmärk on kuuluda, mida teised arvab, kuidas kõigile kogukonnale on parem. Ja see oli ka minu puhul, et kui ma läbi põlesin tööl, siis ma panin kõik inimesed töö alati iseendast ettepoole. Ja ma näen seda väga palju teevad ka teised naised, sest meil evolutsiooniliselt ka naised jäid ellu, kui nad ka kivi ajal on ju, kui said läbi teistega, on ju, said süüa, said lastega abi, on ju. Ja meil on jäänud see külge ja tegelikult kõht on siis see, kes mõtleb rohkem, et okei, mis minule hea on. Ja vot see on see, miks ma näen, et 3 aju on tülis. Miks see läbipõlemine nii suureks on läinud. Aga kas naised siis põlevad rohkem läbi kui mehed või? Kas sul on selle statistika osas mingit infot? Jah, üks Ameerika uuring oli 2 korda rohkem. Jah? Jah, 2 korda. Ja peamine ongi, et kui sa ei ole nagu teadlik sellest, siis väga palju naised just panevadki teiste heaolu enda omast ettepoole. Et mitte ainult nagu tööl on hästi kohusetundlik, seal on see tubli tüdruku sündroom, aga ka kodus lapsed alati ju alateadlikult olulisemad pere, väga palju kodukoormat jääb naistele. See on ka see nähtamatu tasuta tööks, kutsun seda. See oli isegi, kas see oli ÜRO uuring, kus mehed mis oli 30 minutit päevas kulutavad siis tasuta tööle, söögi tegemine, lapsed, naistel oli 3-6 tundi. Ja kusjuures ma arvan, et see ongi üks põhjus, miks naised rohkem läbi põlevad, sest meil on seda varjatud koormust nii palju rohkem, et meil on need lapsed, meil on see kodukorras hoid, mis justkui defineerib seda, kui head naised või emad me oleme, on ju, ja siis meil on see tavatöö nii-öelda, mis on siis nii-öelda meestega võrdne, on ju. Aga et lisaks sellele nii-öelda tavatööle on meil seda nähtamatut koormust nii palju rohkem. Aga meile öeldakse ju, et kui sa oled lapsepuhkusel, lapsega kodus seal mõnda aega ja üleüldse kodune, siis see on ju
see on ju pidupäev. Lapse hoolduspuhkus. Emapuhkus, minul on 2-aastane tütar, emapuhkus on nii halb nagu puhkusosa ja halb sõna on ju. Ja noh, lõppude lõpuks ma näen, et asi ei ole isegi sellest välises, et kui palju sul koormat on, vaid see sisemine, et kui sa ikkagi, kui sinu 3 aju koostööd ei tee, et noh, et kui sul ei ole seda paanilist teistele nagu tahan head teha, on ju, et noh, siis on palju lihtsam läbi põleda, et palju olulisem on ennast kuulata. Aga sa olid ju ikkagi päris nagu raskesse kohta ennast ühel hetkel oma sellise äärmuslikkusega viinud toitumishäired, väga ekstreemne tervise jälgimine, töö läbipõlemine. Miks või kuidas sa olid nii teadlik, olid tegelikult juba sel ajal, on ju? Mis sa täna näed, mis sind sinna viis ja mis sind sealt siis välja hakkas aitama? Oota, ma kohe krapsan vahele. Kas sa et arusaadav oleks, et sa said aru, et sa oled nagu kokku jooksnud ja siis sa hakkasid nagu ise tervislikumalt elama ja jälgima, et mida sa suhu paned ja see hetk ja siis kas sa läksid sellega ka üle vindi või? Ma olen päris mitu sükest... Ma ei saa mitte midagi. Jaa, mul on päris mitu. Ma küsingi, millist hetke sa mõtled? Et ma arvan... Aga sul on mitu läbipõlemist olnud? Jaa, ma arvan, see teeb mind palju paremaks ka coachiks, koolitajaks, et ma olen nii palju ise ämbreid läbi kolistanud, et ma saan paremini ja kuidagi ehedamalt toetada ka teisi. Oota, palju sa oled kolistanud need, mitu ämbrit? Ma võin paarist rääkida, sõltub, kuidas me loeme neid, aga mul 2 läbipõlemist oli järjest, oli sellest, et mul oli hästi suur kirg. Et see on ka, et ei olnud võib-olla jah, ma müüsin 6 aastat raamatut, ma olin seal top 5% müügi inimeste seas. Ameerikas siis? Ja Kanadas. Ja juhtisin seal tiime ja siis mulle lihtsalt nii meeldis, aga seal oli 13 tundi tööpäevad, 6-7 päeva nädalas on ju, ülikooli kõrvalt ka ikkagi rekruudid. Ma ei jäänud, sealt ei põlenud läbi, aga ma tihti tegelikult meil on umbes 6 erinevad läbipõlemise põhjust ja mis mul seal raamatumüügis hakkas, oli see, et minu väärtused ei läinud enam kokku. Ehk siis ma tundsin, et mul ei ole enam siit midagi saada, aga ma ikkagi, ma võtsin ka, et ma ikkagi seda suve pooleli ei jäta, on ju, aga see oli üli nagu raske. Et sealt oli see esimene nagu läbipõlemine, et kus mul lihtsalt kogu see müügisõna tekitas nagu oksemaitset. Lihtsalt seda oli liiga palju ja enam nagu need ongi huvid ja väärtused ei läinud kokku. Ja siis muidugi järgmisena ma läksin startup maailma. Me saime siis Silicon Valley's maailma top 3 olevasse kiirendisse, mis oli hästi äge võimalus, aga see oli siis nagu järgmine suvi, mis oli sama veel karmim, ma arvan, sükse töögraafikuga kui Ameerikas või seal raamatumüügis. Võib-olla hea näide on, et esimest korda, kus ma koju läksin, kui oli veel valge, oli siis 4. kuul, me olime siis 4 kuud kokku, 4. kuul hakkas siis, saime nagu läksin koju siis, kui veel oli valge, muidu oli ikkagi nagu pimedas. Ja seal oli ka selline kultuur, mis on natukene muutunud, aga oli, et meil kiirendis siis öeldi, et see meeskond, kes esimesena tuleb kontorisse, viimasena lahkub, see võidab. No see küll ei ole nagu tervist toetav. Tol hetkel mul ei olnud veel seda sellist teadlikkust, see oli ikkagi vaikselt juba 10 aastat tagasi. Jah, et siis me täiega võtsime, me hakkasime täiega töötasime, sealt ma põlesin küll läbi lihtsalt see töökoormus, väga halb toit, seal oli hästi palju snäkke, Ameerikas toidu kvaliteet on palju halvem. Et siis oli küll mul aitas, nagu ma mõtlesin, et kuna ma rääkisin seal ka selle startup maailmas, et hästi palju oli neid enesetappe, et inimesed ainult rääkisid tööst, ainult. Ja ma mäletan seda hetke, et ma lihtsalt otsisin, mul on vaja mingit sõpra siin leida, kellega ma saan rääkida kõigest muust kui tööst. Et on siiani mul üks parimaid sõpru. Leidsin, lihtsalt läksin ta juurde, küsisin, et kuule, lähme mingi lõunale, räägime millest iganes muust, on ju, et oli vaja seda. Ja pärast seda ma siis, kuigi ma olingi nagu top, ma olin üliedukas startup, me olime 6 ajatsoonis, 6-kohalised investeeringud, raamatumüügis, mul enne seda veel üks ettevõte, et ma olin nagu nii palju nagu saavutanud, aga see jättis mind sisemiselt nii tühjaks. Oota, ma pean siia kohe kõrvale küsima, kas sa teenisid siis nii metsikult raha, et see oli seda väärt kõike või?
sest millega me ikka siin mõõdame, on ju, no üks on rahuldus, et sulle tõesti see meeldis, aga teine on ju alati raha. No ja siis samas tegelikult, kui mõeldad 10 aastat tagasi, siis sa olid, on ju 20. alguses, siis ka see ambitsioon, et noorena tahad justkui tõestada ja oma karjääri üles ehitada ja kõik see ka, on ju. Ja oli küll ikkagi et ma elasin väga, sain kõike lubada et teenisin väga hästi. Aga lõpuks oligi, et see raha, see vabadus, see paindliku saavutus, see jättis nagu tühjaks, sest see oligi, et kas ma tõesti, et see, et ma pean nüüd ennast, mul oli muidugi tervis, ma olin võtnud 10 kilo juurde, siuke ei olnud, oligi ülistressis, on ju, et ma ei suutnud väga, minu jaoks paigal püsimine ja puhkamine, aja raiskamine. Et tol ajal oli mäletan see vist Arnold Schwarzeneggeri hästi suur moto, et sa magad siis, kui sa oled surnud. See oli nagu selline, et jah, et õige ja oligi, ma olin täiega, et hästi siuke toksiline, maskuliinne töökeskkond, kus ma sattusin ja omaks võtsin muidugi. Ja siis sain ka aru, et kui see on ainuke viis, kuidas edu saavutada, siis mina ei soovi, et see ei ole nagu väärt. Ja siis ma hakkasingi otsima, aga ma olen piisavalt põikpäine ja ambitsioonikas, et mõtlesin, ei, ma ei taha valida. Ma ei taha nüüd kuskile lihtsalt, ma ei tea, koju minna ja koduperenaine olla. Ma tahan nagu mõlemat. Ja siis sealt algaski mul just nüüdseks 8, see oli vist 6-aastane teekond enne, kui ma coachiks hakkasin, kus ma siis lõpuks selle vastused leidsin. Okei, aga sul oli ka see asi, et kui sa nüüd said aru, et midagi tuleb siin elus muuta, midagi tuleb teistmoodi teha. No, kas sa läksid nagu siis teistpidi suunas ka nagu hakkasid jälle üle tegema, et siis ma söön hästi tervislikult, toitun, on ju, siis ma teen neid ja neid asju ja mediteerin ja joogatan ja ma ei tea, mida kõik asju veel tehakse, on ju. Et kas sa läksid nagu siis kukkusid teise äärmusesse? Ja minu esimene, mul oli väga suur jällegi südames oli süütunne, et ma olin tollel hetkel, olin ma pannud töö number 1. Ja ma tegelikult ei olnud ei perega, ei sõpradega väga palju aega veetnud ja siis mul oligi see esimene äärmus oli siis, et ma hakkasin, et tahan hästi palju sõprade jaoks olemas olla. Niimoodi, et ma mäletan, mul oli 4 nädalat kõik päevad nagu ära planeeritud ja kui õigetaks kokku saada, mõtlesin, järgmine kuu mingi teine kolmapäev võib-olla saada, on ju. Ja mul oli raske isegi tööd teha, sest ei olnud nagu aega väga kõikide muude asjade. Mõtlesin kõigele jah, et oligi see süütunne jälle, on ju, et see oli ja siis ma käisin Lõuna-Aafrika Vabariigis, ma olin 6 aega seal, käisin seal Africa Burnil, see oli hästi äge, aga see oligi, et mis hästi aitas mulle, et see kontrast, kui ma olin 6 aega nagu ei olnud sellised nagu sõprade kohustusi, tulin tagasi, ma vaatasin oma graafikut, mõtlesin nagu kõik on ära planeeritud, et mina ei juhi oma elu, oma aega ja siis mõtlesin, aitab ja ma võin kõik tühjaks. Ja hakkasin siis teadlikult uuesti valima, kellega ma suhtlen, kui palju, millal, et see oli nagu see äärmus ja kuidas ma sealt välja sain. Ja siis 2017 ma avastasin biohäkkimise. Sellest biohäkkimisest on praegult siin üha rohkem rääkima hakatud. Sa oled üks nendest põhjustest, miks tegelikult on nii-öelda sotsiaalmeedias ja tegelikult ka nii-öelda üleriigilises meedias rohkem sellest biohäkkimisest, tervise optimeerimisest siis on ju rohkem rääkima hakatud ja see nagu pilti tulnud, mis asi see on? Just tee üksi pulgi osadeks lahti. Mina ei tea, muidugi ma olen kuulnud sellest ja sellest räägitakse, ma ei tea mitte essugi tegelikult, ma ei saa mitte midagi aru. See on teaduspõhine viis, kuidas tegelikult endaga sügavamat kontakti luua. Aga siiski see on midagi erinevat, sest et endaga kontakti loome me saame, ma ei tea, mediteerime ka, aga see biohäkkimine on ikkagi ju midagi veel spetsiifilisemat, on ju? Ja, et kui palju räägitakse ja mina ütlesin ka, et kuula oma keha, on ju, sisetunne, mida see tähendab, kuidas seda teha. Sul on ikkagi vaja mingit mõõdupuud, et aru saada, et kas sinu nagu see arusaam oma kehast on üldse õige. Ja sealt tulebki siis see biohäkkimine on väga nagu süstemaatiline, et sul ongi, sa kas siis läbi mingid testid, on olemas ka sellised sõrmused või kellad on, kus sa testid oma stressitaset, und, sa saad nagu et see on nagu üks viis, mis on väga biohäkkimise juures või sa katsetad, ma ei tea, võtad mingit toidulisandit, et siis vaatadki, et okei, kuidas mul enesetunne on pärast seda, et see on see keha päris tunnetuse kasvatamine, õigesti arusaamine, mis on hästi oluline osa biohäkkimise juures.
ja siis teine pool, praegused ka on 2 sükest olulist suurde biohäkkimisel, mida siis tehakse, on kõigepealt on, et aitab sul pikendada tervemalt elatud aastaid. Et just see on nagu see suund keskendub ja teine on siis ka saavutada suurema sükse kerguse, kiirusega oma töö tulemusi ilma läbipõlemiseta. Et see on, mida see siis, millele biohäkkimine aga kuidas sa saad seda jälgida? Okei, kui ma ei pane seda sõrmust ja ma ei pane seda kella endale siia piiksuma. Et nii, kuidas ma kuulan ennast, kuidas ma nagu... Et mis need nagu esimesed praktilised sammud võiksid olla? Mida ma pean tegema? Ma mõtlen, seda me mõtleme ju küll vahel, issa ma olen nii väsin, ma ei jaksa täna, see on arusaadav igaühele. No mis ma teen siis, kui mul on see tunne? Ma ei saa ju oma asju tegemata jätta ju. Või kust otsast ma peaksin alustama selle pusas lõngakera arutamist, ma ei saa aru. See on väga hea küsimus. Sa arvad, kust meie tervis algab? Mõtlemisest. Ma ei tea. Meie tervis algab suust. Et suu on nagu värav meie kehale ja tegelikult siin suul on ka mikrobioom ja täitsa on tõestatud, et kuidas su suu tervis ja bakterid võivad kaasa aidata Alzheimeri tõvele, autoimmuunhaigustele, viljatusele, erinevatele põletikele. Et see oleks näiteks ka väsimus võib olla üks sellest, et see on esimene koht, et kõik hambaaugud, hambakivid üle vaadata, millega sa hambaid pesed. Et ma olengi siin näitena toonud on, et millega võiks pesta. Et see on esimene punkt ja teine on tegelikult kõhumikrobioom. Et näiteks ongi väsimus, aga toidud väga lihtne, et sööd midagi ja siis vaatadki, okei, kas see tekitab mulle rohkem väsimust või on parem olla, kas on puhitus. Et see on ka näiteks üks hästi lihtne viis, kuidas hakata siis seda, kuidas siis nagu keha signaalidest paremini aru saada. Ja kusjuures näiteks, kuidas mina alustasin, kui minul oli see koht, et okei, et mul on vaja, mulle väga meeldib see, Kristel, mis sina õpetad ka naisi, et mitte kuidas juhtida paremini oma aega, vaid kuidas juhtida oma energiat. Ja ma mäletan täitsa mitu aastat tagasi, äkki umbes 5 või palju see aastaid tagasi oli, kui minul oli see, et okei, mul on nüüd uued kõrged ambitsioonid, eesmärgid, ma tahan tööd hakata tegema. Ja siis oli minul see, et okei, aga kuidas ma teen tööd niimoodi, et ma ei põleks läbi, et ma saaks pikaajaliselt ja jätkusuutlikult tööd teha. Ja siis mina tulin tegelikult sinu juurde ja ma ei tea, kas sa mäletad, mina mäletan väga hästi, mis oli esimene asi, millega me tööle hakkasime. Uni. Sest et unegraafik, unerežiim, kõik see, kuidas ma magan, oli kõige olulisem antud hetkel, ma ei tea, kas siis ainult mulle või naistele üldiselt. Oot, ma pean jälle vahele küsima, kas sa magasid halvasti, kas sa ei saanud und, kas sa olid liiga kaua üleval? Mis oli probleem? See oli pigem see, et ma märkasin näiteks enda elus, et kui ma lähen väga suurt töövoogu, siis mul on kombeks minna oma une kallale. Selles mõttes, et ma hakkan tegema tööd une arvelt, ma hakkan varem üles ärkama, ma hakkan hiljem magama minema ja siis selleks, et saavutada oma eesmärke, siis ma hakkasin seda nagu unegraafikut hoidma nii, ma ei tea, religioosselt paigas, võiks isegi öelda, sest ma teadsin, et ma võin süüa ükskõik kui hästi, ma võin juua vett ükskõik kui hästi, ma võin mõelda ükskõik kui hästi, aga kui mu uni ei ole paigas, siis mu patareid tegelikult ei ole laetud. Ja minu jaoks on see olnud üks peamisi biohäkkimise ka praegult tegelikult nippe, et kui ma ikkagi tahan olla produktiivne ja efektiivne päevasel ajal ja ma tahan, et mul oleks energiat, siis ma tegelikult ma hoian oma unerütmi, ma lähen magama enam-vähem samal ajal, ma ärkan enam-vähem samal ajal, ja siis sinna juurde tulevad need punaste klaasidega prillid, sinna juurde tulevad need, ma ei tea, silmamaskid ja suuteibid ja igasugused asjad mis veel süvendavad seda. Ma kuulan nagu mingit imet seda. Läbi step by step, see läheb liiga kiiresti minu jaoks. Ma ei saa mitte midagi aru. Alustame sellest unest. Kas see oluline oli siis mitte niivõrd une kvaliteet või see aeg siis, et mis ma magan 7 tundi, 8 tundi? Kas sa pidid selle mingi arvu täis saama, tundide arvu täis saama? Just nimelt selleks, et see kvaliteet, une kvaliteet oleks võimalikult kõrge. Nii. Siis seal on
päris mitmeid faktoreid, mis siis seda kvaliteeti maksimaalselt kõrgena hoiavad. Üheks neist on siis see, et hoida seda unerütmi ehk siis magama mineku aega ja ärkamise aega enam-vähem samad siis nädalapäevade lõikes. No et ühesõnaga, et lähen kell 11 magama ja ärkan seal siis, mis kell sa siis ärkasid? Minu ideaalne on umbes 10-st magama, 10-6 on minu siuke ideaalne unetsükkel. Mis kõige parem, kui sa räägid, mina alustasin ka unest, sest mul oli ka täpselt esimene asi, milles ma ohverdasin alati uni, sest magan siis, kui on surnud. See oli see mantra, on ju. Ja mul kõige paremini aitabki just see mõtteviisi muutus, et mina nüüdseks kogu oma elu olen paigutanud ümber une. Ehk siis esimese asja ma panengi näiteks, mida ma ka oma klientidele ütlen, et pane unegraafik paika ja kõik muu peab mahtuma muule ajale, mitte nii, et sa paned kõik muu paika ja siis vaatad, millal sa magad, et see on palju lihtsam viis seda oma ellu integreerida. Ja viimased uuringud näitavad, et naised vajavad rohkem und kui mehed. Ma arvan, isegi minu pere puhul näide on isegi kuni tund aega rohkem, sest eriti kui sa oled ema, et mul magab tütar mu kõrval, ärkad palju rohkem öösel ülesse. Teiseks meil ajus need hormoonide muutused, meil kulub rohkem energiat selle jaoks. On see östrogeeni langus ja progesteroon ja et selle jaoks on ka vaja meil rohkem und, et tunda ennast samaväärsena kui mehed. Vau, vaat kuulake. Ja võt minu jaoks ongi see, ma ei tea, kuidas, ongi, et see biohäkkimine võib olla nagu ongi, et enda tunnetamine ja kõik see on ju, aga kui mina mõtlen, mis see biohäkkimine on, siis minu jaoks ongi see, et ma ei tea, milliste, ma ei tea, vahel isegi tundub nagu salanippidega seda und siis veel paremaks muuta, on ju, või milliste, ma ei tea, salanippidega saab seda energiat veelgi kõrgemaks tõsta endal ka päevasel ajal, on ju. Ja ma näen, et need toimivad. Palun, paljastage. Ma ütleks ka, et miks see nagu salanipp tundub, seda on mulle arstid öelnud, et tänapäeva meditsiin on umbes 10-20 aastat teadusest maas. Ja sellepärast, ja teine punkt on see, et lääne meditsiin keskendub haiguste ravile. See ei ole nagu halvustamine, see on oluline osa, aga nemad perearsti ei aita sul nagu paremini ennast tunda, vaid siis ainult siis, kui sul on mingi päris haigus. Ja nüüd ongi see, et kas sa tahad oma elu elada nii, kuni sa oledki kogu aeg haige ja siis saad ravi või pigem ennetada. Ja tänapäeval ka mina ja väga paljud just tahavad pikendada oma tervemalt elatud aastaid ja sellega nagu biohäkkimine aitab ja siis me toetumegi biohäkkeritena just teadusele. Viimased teadusartiklid, me testime, me aitame teadust kaasa, siis sa ka praktiseerid, katsetad, et aru saada, mis siis nagu töötab minu kehale, eriti just naisena, sest enamik teadusuuringuid ka varasemalt on tehtud meeste pealt. Niimoodi lausa. Ja siis need, mis on meeste peal tehtud, sa ütled, et need naistele ei sobi? Mitte alati, see sõltub, aga meil on juba hormonaalsüsteem on nii palju erinev, meil on ka eri etapid, meil on see 30+, perimenopaus, postmenopaus on ju, mida meestel ei ole, et see kõik nagu mõjutab. Vaikselt jõuab teadus järele, aga oli aeg, kus lihtsalt kliiniliste uuringute tegemine oli naiste peal keelatud. See tundus nagu, et see on natuke nagu ohtlik ja võib-olla alaväärne oli naiste peal uurida kahjuks ja kallim. Mina pigem uurime roti ja ahvi peal. Täpselt, et ongi mingid rotid, emased. Et mina ütlen, et okei, on võib-olla kallis, ma ütlen alati, et naistel ongi täiuslikum süsteem. Ja selle mitte ei ole meeste halvustamiseks, aga naine on loodud looma elu. Sellepärast meil ongi nagu keerulisem, mina ütlen täiuslikum süsteem on ju, et sellepärast on ka neid teadusuuringuid varasemalt vähem. Mina olin näiteks väga üllatunud, et kui ma siin mõni aeg tagasi proovisin seda intervallpaastumist, siis ma mõtlesin, et suure uraaga kõik räägivad 16-8 on ju, 8 tundi on see söömishaken, 16 tundi paastud, me mõtleme, et davai, teeme ära. Ja siis tegelikult hakkas järjest tulema mulle neid sõnumeid, kus öeldigi, et kuule, et tee ettevaatlikult, et naistele ei sobi see 16-8. Ja siis ma sain samamoodi aru, et okei, et tõepoolest, naised me peaksime ka seda intervallpaastumist teistmoodi tegema. Ja kui mina alustasin biohäkkimisega, siis mulle nii meeldis see on nagu, ma elan ja hingan seda, see on nagu nii osa minu elust, aga ma alateadlikult jälgisingi 40-aastaseid mehi,
ka arste, sest enamik olid tollal ajal veel mehed ja mina ei teadnud, et naised ei ole väiksem versioon meestest. Siiamaani mees biohäkkerid väga vähe räägivad nagu sellest erinevusest ja siis minul tekkiski, ma tegin ennast haigeks, ma häkkisin ennast haigeks, mul tekkiski toitumishäire, menstruaaltsükkel jäi ära, uni oli katkendlik ja noh, muidugi ma võtan ise vastutuse, on ju, aga oligi see, et miks ma nüüd ka naistele hästi palju keskendun ja seda erinevust välja toon, ongi see, et kuna mina ise seda ämbri nii tugevalt läbi kolistasin, siis ma tahan, et teised seda tegema ei peaks. Okay. Aga lähme konkreetsete asjade juurde. Oli nüüd see uni, eks ole, nii. Nüüd siis see intervall paastumine. No mis see oleks siis nagu, kui see, sa ütled, et on liiga radikaalne? Kas me räägime tööst või me räägime tervisest? Kumma me enne võtame? No, kumba? Tervis on olulisem, halloo. Tervis. No kui me rääksime suu asjadest, on ju, siis kuna tervis algab suust, siis üks peamisi asju, kõige lihtsamad asju, mida üle vaadata, on sinu hambapasta. Isegi ka suuvesi. Et me tihtipeale ei mõtle, ka need koostisained võivad väga olulisel määral mõjutada sinu tervist. Ja mida nagu vältida näiteks ongi titaanoksiid, siis SLS, alkohol, et need kõik nagu, sul on need põhjutada haavandeid, suu mikrobiomi paigast lüüa ja üks suurimaid on tegelikult fluoriid. See on hästi vastakas. Kõik hambaarstid praegult tõusevad fluoriidi ju soovitatakse. No, soomlased käivad ekstra siin ostmas hambapastasid, kus oleks fluoriidi. Seal on nüüd oluline eristada 2 erinevat fluoriidi. Üks, mis on joogivees, on toitudes, on jookides ja teine, mis on siis hambatoodetes. Aga miks seda pannakse hambatoodetesse, seda teist? Vot, nüüd varasemalt arvatigi, et see nagu tugevdab hambaid, on ju, aga me tänapäeval teame, et sellel on ka kõrvalnähud. Näiteks siin oli, kas see oli 2025 aastal tehti siis meta-analüüs, 74 analüüsi vaadati üle, 64 neist nägi, et mida rohkem oli nagu, kui laps kasutas fluoriidi, tal oli madalam IQ, intelligentsus, et see mõjutab otseselt nagu aju. Teine on toksilisus. Me teame, et 1,5 milligrammi liitri kohta fluoriid on toksiline ka täiskasvanutele ja lastele. Nüüd fluoriidi puhul on see, et kõik meie kehast ei välju. Täiskasvanute puhul 50% jääb meie kehasse, ladestub luudesse ja käbinärmesse, lastel 20%. Jah, ladestub, mis see tähendab seda, et me ei tea tegelikult seda pikaaegset mõju. Ja biohäkkeritena me ei soovi, lihtsalt vaatame, mis juhtub, on ju. Ja teine on see, et meil põhjavees, Tallinna veesõnul, siis see Tallinna põhjavees on kuni 0,8 milligrammi fluoriidi juba, aga sa saad ka toidust ja mujal. Ehk siis tegelikult see, ja kui sa saad nüüd hambapastast ka, eriti lapsed neelavad seda palju alla, sa tegelikult ei tea, kas see nagu see toksilisuse määra on nagu tõus. Et mingi määr on okei, aga sellest üle on too much. Siis on kõige lihtsam. Olemas ongi, miks ma seda näitan, see on Eesti toode. Siin on siis peale selle, et tal on nagu muud asjad puhtad, on tal hüdroksoapatiit, on selline sõna. See on juba 1970. aastast leitud. See on nagu fluoriid, aga tal ei ole kõrvalnähtusid. 97% meie hambaemailis koosneb hüdroksoapatiidist. Aga miks siis teised ei kasuta seda samat ainet, vaid panevad seda fluoriidi? See on võib-olla, ma ei ole vaadanud, ma eeldan, et fluoriid oli enne 1970 äkki leiti ja siis nüüd on nagu tuleb aina rohkem, on ju. Ja ta ongi, meie keha ja hambad armastavad seda, ta tugevdab hambaid, aga ilma igasuguste potentsiaalsete kõrvalnähtudega. Ma pean ikka vahele küsima, kas kui ma isegi lähen täna apteeki ja ostan sealt igaks juhuks apteegist siis oma hambapastad, on ju, siis enamuses nendes on fluoriid sees. Enamuses on ja kui ei ole, siis on ka teisi aineid, mis tegelikult me teame, võivad tekitada suuärritust, allergiaid, suuhaavandeid, mis lihtsalt, see ongi see, et Euroopa Liit, meil tuleb umbes 15 000 kemikaali tuleb päevas juurde, nad ei jõua kõike keelustada ja vaadata seda kokteili efekti, et kui see ei ole ainult see hambapasta, sul on võib-olla pudelist või topsist ja kehakreemist, on ju.
tead, ma andsin juba alla. Ei, aga seal on ju biohäkkimises on ju veel selliseid lihtsaid igapäevaseid asju, mis ei aja juhet kokku. Mida sa veel ise kasutad või oma klientidele soovitad või näed, et ka siin, ma ei tea, saate vaatajad ja kuulajad võiksid võib-olla enda ellu integreerida ilma, et see juhe kokku jookseks. Ja, vaata sellepärast, kuna minule nii meeldib, ma teengi selle töö oma klientidest ära, et mul on ära otsinud kõiksugused tooted, mida nagu kasutada, et sa ei peaks seda suurt tööd tegema. Parem loetle meile ette, mida ei tohi kasutada. Jah, mida ei tohi. Ütle mulle mingi... Mis on need kõige, sa ei jõua neid kõiki siin ette loetleda, aga juba hambapasta võtsime ette põhimõtteliselt, et mis on veel, millele siis seda ekstra tähelepanu pöörata ja olla nagu natukene suspicious ehk siis kahtlustav. Üks asi on veel, ongi siis meie hästi tugevalt, nimetatakse siis endokriinsüsteemi ehk siis hormonaalsüsteemi häirivad tooted. Üks suuremaid on plastik. Näiteks on ju ja seal ei ole ainult PPA vaba, on PPS, PPF, need on tegelikult kõik, et see PPA vaba ei tähenda ka, et see on plastikuvaba, et seda võiks vältida. Aga see on nagu nii salakavalates kohtades, kuidas mina avastasin, vahepeal ajab nagu marru, et üritad nii palju, et veekeetias mul on seest on roostevaba teras, aga see tila osas oli filter, mis on plastikust. Absoluutselt, praegu hakkan mõtlema. Ja täpselt ongi. Ja see plastik kõik kuumusega on kõige hullem, et plastik ei tohiks kokku puutuda ja kogu aeg mikroplastik läheb vette. Võtsin ära selle, töötab, et see on näiteks üks koht. Aga see metallist võib olla see? Metallist ongi just hea, aga mul oli see mingi plastikust filter, mingi väike asi jubin seal. Vot, et see koht, et kõik mõtle see, et kus see plastik puutub eriti kokku kuumaga, näiteks salakaval koht on kohvimasinad. Kohvimasidas on plastikjuhtmed sees. Presskann on palju parem, kõik roostevabast terasest, odavam ka. Kapselkohvid, plastik on ju kuumusega. Et siuksed asju siis vältida. Oota, aga nüüd need kohvimasinad, millega nad kohvikutes restoranides teevad, seal on ju, jookseb ju ka plastikjuhe. Just. On olemas ainult metallist, nad on ülikallid ja varan väga-väga spetsiifilistes mingites restoranides, ma ei tea, kui palju neid Eestis on. Ma ei saa ju minna restorani küsida, näidake oma masin siia, kas sealt jooksavad plastikjuhed mitte. No ja siis rääkimata on ju, et mis kohvi sealt tuleb, on ju, et kas ta on nüüd hallituse vaba, kas ta on pestitsiitide vaba, on ju. Siis on see, et okei, et kui me joome seda koha peal, siis me joome seal tassist, aga kui me võtame kaasa, siis me võtame ta plastiktopsiga kaasa. Mina võtan papptopsiga. Ja aga nüüd just oli see üks uuringu tulemus, mis tuli on, et kui plastiktopsist juua, siis ma ei mäleta neid numbreid nii hästi, aga igal juhul, et taaskord, et kui me joome regulaarselt plastiktopsist kohvi näiteks või üldse kuuma jooki, et siis me tegelikult joome neid toksiine, mis sealt plastikus sinna kohvi või selle kuuma joogi sisse siis eralduvad, me joome neid tegelikult sisse. Kas te arvate, mis on kõige suurem koht, kõige levinumaid, aga kus on kõige rohkem me joome sisse mikroplastikut? Kust me joome just sisse või? Okei, ma ütlesin ette natukene, jah. Sööme või joome? Või saame sisse oma kehasse? Joome. Mida ma joon? No ma arvan, et ongi mingid veepudelid. Vesi, plastikveepudel, ma joon veini, ma joon šampanjat, mida ma veel joon? Kohvi, teed, mida ma veel joon? Mahla. Kas see on nagu mis või kust? No. Mõlemat. See on teepakid. Teepakid isegi on, seal on seda plastikut, see pakikene on ju, et siis jällegi, et lõika lahti, võtta siis purutee. Kasutada teepakkides. Teepaki asemel kasutada puruteed, vaata, teepakis on jälle plastik. Et seal on üks kõige rohkem. Ja, aga kui ma ostan neid, vaata, kas, need kolmnurksed ja siis on ka ökopoest, kas sa tahad öelda, et isegi nendes, mis on, oh my god. Ja siis sa leotad seda seal vee sees, on ju, siis see plastik kõik tuleb ja siis joome mõnusasti, siis arvab, et on juba tervislikud, on ju. No. Püha Peetrus, nüüd ma kirjutan siia teepakk suurelt, teepakk. See ongi võib-olla, see tundub nagu ärevust tekitav, et ja see alguses ka mulle oli, aga see ongi see, et see ongi inimeste nüüd otsuse koht on ju, et kuna see nagu nii mõjutab meid, aga et kas ma nüüd võtan selle väe tagasi, et okei, ma tahan pigem teada ja võtta vastutus enda tervise eest või pigem mitte, on ju. Ja igalühel on ka oma piirid, et kuhu maani sa tahad minna ja mina olen ka 8 aastaga samm-sammult
neid piire nihutanud aina rohkem mulle nagu meeldib, aga kindlasti, et see on väga okei, kui alguses tundub nagu ärevust tekitav, aga ma usun, et väga julgustan, et hirmust ei tohiks kunagi teha otsuseid, et mõtlen ka, mina kardan näiteks kõrgust, siis mõtlen, et mu elu on liiga väärtuslik ja mina olen väärtuslik, et ma ei taha lasta sellel hirmul juhtida mu elu. Ma olengi bungee-hüppet teinud, see oli kohutav, aga ma tegin langevarjuhüppet teinud, ma käin vaatetornides, see on väga kohutav, nagu nii hirmus. Inimene, kes kardab kõrvust. Aga ma teen seda ära, sest see on see, et ei, ma ei lase sellel hirmul juhtida mu elu. Ja see on sama, mis ma julgustan nagu ka selle biohäkkimise põhjal, et seda mitte nagu seda ärevuse põhjal. Ja mulle hästi meeldib see, minu meelest on see väga intrigeeriv lause, et sa oled keskendunud naistele, on ju, ja sa ütled, et vananemine on tegelikult, kuidas see lause sul on? Haigus, et see ei ole paratamatu, vaid et on haigus, mis läheb täiesti vastuollu sellega, mida me teame, et on loomulik, et me vananeme või et see nagu käib asja juurde. Ja sa ütled, et ei käi. Ja see ei ole selle mina, mul ei ka suu lahti. Ma olin Londonis biohäkkimise konverentsil, see oli Audrey de Grey, kes on üks tuntumaid vananemise uurijaid. Tema ütles selle lause ja tema ongi praegune elutöö on leida vastus. Ja 2023. aastal siis oli Euroopa eksperdid, teadlaste kogum on välja tulnud siis 12 vananemise juurpõhjusega. Siis ongi, et me tegelikult juba teame neid, mis need haiguseid põhjustab, on ju, et see on ülipõnev, aga jah. Et mina olen selle väite taga. No ütleb mõni asi sealt, mis me tahaks ka teada. Need on 3 kategooriasse saab neid kategoriseerida, et 12. Et kõigepealt on siis raku siuksed nähtamatud kahjustused. Et kui sa kujutad ette, näiteks kui sa ehitad maja, sul on alguses vaja ehitusplaani, aga kui ehitusplaanis on vead sees, siis maja on ligadi-logadi. Sama rakkudega. Rakk ei funktsioneeri enam õigesti, kui tema ehitusplaanis on vead sees. Näiteks vähk tekib. Üks algpõhjuseid ongi see, et ehitusplaanis on vead sees. Teine on siis see, et su keha hakkab neid vigu parandama, aga kui ta teeb seda, see võib-olla on sama, nagu sa hakkad renoveerima vana maja, et alguses teed nagu siit-sealt, aga siis on see, et liiga palju läheb, et hakkad vigu tegema, täpselt ei tea ja siis see lõpuks on nagu võib-olla hullem ehitusplats, kui sa alustasid renoveerimisega. Sama toimub su kehas, eks ole. Ja siis 3. ongi siis need mida meie tunneme vananemisena. Näiteks krooniline põletik. Et kehas on siuke nagu vaikne, võib-olla natukene nagu mingi liigesevalu, ärritus, suured emotsiooni kõikumised. Et need on näiteks ühed, mis sa näed, et sul on krooniline põletik. See on siis see, et kus sul nagu suitsuandur töötab, aga suitsu ega tuld ei ole. Lihtsalt sul immuunsus on üleaktiveeritud ja kulutab pidevalt asjatult energiat ja teeb sind vanemaks. Ma arvan, et see krooniline põletik on tegelikult üks võib-olla käega katsutavamaid asju, mida me tunneme, võib-olla me ei tea, et me tunneme, aga tegelikult kui me hakkame jälgima, siis me tunneme ja mida me tegelikult saame ise ka nagu teha enda jaoks kõige rohkem ära, on ju. Millist on need kroonilise põletiku kõige levinumad sümptomid, mida siin võiksime enda puhul hakata jälgima, et kas meil on need või mitte? See hästi sõltub, aga näiteks eks mene suust on ju suus, kui sul on igemed on veritsevad või igemed on punetavad, see on põletik näiteks on ju, et see on esimene samm on hambaarsti juurde minek ja siis pärast nagu hooldus. Siis ongi, kui mingid valud on seljavalud, põlvevalud, võib-olla nagu mingi põletik, õlavalud on ju. Siis naisena mõtlen ka, kui on suured tujukõikumised ja emotsionaalsus. Võib-olla isegi see, kui sul on suur nagu magusaisu, midagi on nagu paigast ära, eks ole. Siis need on erinevad natukene seal 30+, perimenopaus, postmenopaus. Aga mina saan aru ka see näiteks, et üleüldine paistetus, kõhupuhitus, siuksed asjad, et ongi, et keha on nagu paistes, skaal ei lähe alla või siis tõuseb, on ju, tegelikult mingid sümptomid või nagu põhjuseid otseselt ei ole, on ju. Ja üks on ka, võib-olla kõige suurem on ka krooniline stress, on ju, mis on ka, et see, kui sul on seda mõõta jällegi, mul on alati olnud, et kõik räägivad stressist, aga nagu jällegi, et
kus ma tean, et mul on nüüd liiga palju, võib-olla on normaalne, on ju, ja selleks on hästi hea, minuks, kuidas see biohäkkimine aitab, et sa saad mõõta südamelöögi sageduse varieeruvust. See on HRV inglise keeles ja selleks ongi kas siin seadmed, on olemas ka tasuta äpid, on ju, mida ma oma klientidele annan, et sa saadki vaadata, et mis on sinu see löögisagedus ja siis sa näed ära, et kas see on, kui see on liiga kõrge või liiga madal, need on mõlemad, see näitab, et sul on siis nagu ongi see krooniline põletik, krooniline stress ja sealt hakata siis muutma asju. Et stress on üks suuremaid. Sest minul endal on väga suured edu lood just nimelt selle biohäkkimisega, kui ma umbes 2 aastat tagasi sain aru, et ma olen ikkagi väga kehvas kohas just nimelt selle südamelöökidega, mul oli väga krooniline stress, ma ei tea, juukseid tuli väga palju ära, mu kehakaal tõusis, mu hormoonid läksid väga paigast ära, seda ma nägin oma isude pealt, oma tujude pealt, oma tsükli pealt, une kvaliteedis, kõik oli nagu nässus. Ja kui ma hakkasin siis uuesti hakkasin regulaarselt magama õigetel hetkel, hakkasin valgusega mängima, et hommikul sinakamat valgust, õhtuti punakamat valgust, hakkasin hoolitsema selle eest, et see une kvaliteet on ju pime magamistuba, silmaklapid, kõrvatropid, vahel isegi suuteip on ju, et see uni läheks hästi heaks. Mis asi on suuteip, palun? Ma kuulsin juba seal teisel poolt kaamerat küsima. Mis asi on suuteip? Kristel, vasta sina. Mis asi see on veel? Tropid, lapid, kõik see on okei, aga teip? Jaa, see on nüüd see, et meie tegelikult nina on ainult mõeldud hingamiseks. Meie suu ei ole mõeldud hingamiseks. Suus tegelikult, mida kuivem on, kui sa hingad läbi suu, on kuivem, seda rohkem võivadki tekkida hambaaugud, hambakivi, et see on väga hea, kui ta on niiske, ehk siis suu on kinni öösiti. Ja siis see aitab ka sul hapniku verre rohkem tuua. Sellepärast siis, kellel on harjumus suu lahti hingata, siis saabki teipida kinni. Võiks see teibikse peale ja siis ei vaja tavalise MacGyveri või? No, mina soovitan ja on olemas üks apteegis on üks pehmem variant ja panedki kinni ja ei teki sul seda natukene sellist nagu ma pean ütlema, alguses oli väga õudne. Väga õudne. Õhupuudust ei tekkinud, kõike seda ei ole, emotsionaalselt oli õudne. Siuke tunne emotsionaalselt, et issand, kui ma nüüd panen suu kinni, et ma ei saa ju hingata. Aga tegelikult mul on ju nina ja kui mul ei ole, loomulikult, kui mul on nohu või midagi, siis ma ei tee seda. Aga kui mul on ilusti, nina käib läbi nagu tegelikult see on ju, et ongi nina on mõeldud hingamiseks, suu mitte. Nii et, aga et igal miks ma seda tõin lihtsalt korraks välja. Et kui ma hakkasin, ongi hästi regulaarselt tegema erinevaid asju, ongi valgusega mängima, hakkasin teadlikumalt mingid vitamiine võtma, hakkasin tegema puhkepause, nagu pausimomente just emotsionaalse stressi allatoomise jaoks, näiteks töö tegemiste kõrval, hakkasin häkkima seda, kuidas seda töövoogu sisse minna õigete pidi, on ju. Et siis nüüd selle, ütleme, 2 aastaga, jälgides ka neid tulemusi, nii-öelda nagu numbrite põhjal oma selle sõrmuse pealt, aga ka enesetunde pealt täiesti nagu öö ja päev. Täiesti nagu öö ja päev. Et need ikkagi toimivad ja siis samal ajal ongi see, et üks asi korraga sammhaaval, sest muidu tundubki, et nagu mitte, et justkui siuke tunne, et see oht ja see, need mürgid valitsevad igal pool. Aga et kui sammhaaval hakata et näiteks, ma ei tea, šampoonipudel saab otsa, ei osta automaatselt samad šampooni, vaid vaatad, kuidas ma saaksin selle puhtama vastu vahetada. Hambapasta saab otsa, vaatad, mida see Kristel siin kasutas, mida ma võiks ka kasutada, on ju. Et kui niimoodi sammhaaval, siis toimib. Ja mina ise teen ka peaaegu 7-kuulist biohäkkimise eksperimenti. Et minul, kui mu tütar sai 1-aastaseks, siis oligi, et pärast nagu emadust esimest aastat ja rasedust tahtsin oma tervise taas järgmisel tasemele viia. Ja see oli küll aasta tagasi, aga 7 kuuga ma valisin ka iga kuu ühe asja, millele ma keskendun. Ma seda ka avalikult jagan neid tulemusi. Mul oligi ma olen praeguseks parimas vormis. Minu suurim edu hetk oli, et mul 2 nädalat tagasi mees jäi viirushaigusesse ja siis jäi tütar, et oli mul kaisus, köhis mul näkku, on ju, öösel olin üleval. Mina ei jäänud haigeks. Et see ongi, et viirusnakkused võivad olla nagu tavapärased, aga neid tähenda, et sina pead haigeks jääma, on ju. Suhteliselt lühikese ajaga tegelikult mul lihtsalt immuunsus on nii hea ja mul on väike laps, mul on ettevõte, me ehitame tervist toetavat maja, et mul on väga palju asju, ma ei ole stressis, et see on kõik tegelikult tehtav, kui sa tead nagu kuidas
kuidas seda teha ja need ongi väiksed asjad on väga suure mõjuga. Kas see on ka siis näitaja, et kõik, toome lihtsa asja, et kõik on ümberringi haige, meil öeldakse, meil on gripihooaeg praegu ja sina 1-2 nagu ei olegi haige ja ei olegi mitte kunagi haige. Kas see on üks näitaja, et sul on ikkagi mingid asjad jube heas korras? Ja minu jaoks külmetus, viirushaigused ei ole nagu normaalselt saada, et minu jaoks on normaalne olla terve. Jah. Okay. Ja kohe, kui olen haige, siis ma tean, et midagi on paigast ära. Ja siis ma tean, nüüdseks juba tean, mida siis nagu vaadata, on ju, et mis see võiks olla. Aga jah, et see on tegelikult ka keha signaal, on ju, et midagi on nagu paigast ära ja siis see on sinu otsustada, kas sa tahad ma keha praegult kuulata ja hakata parandama või ei. Et see et hoia ise ennast, mitte ära looda selle peale, et küll siis, kui midagi juhtub, siis arstid võtavad sinuga midagi ette. Lõppude lõpuks ikkagi see vastutus on nagu võiks ikkagi olla enda peal, et eriti 2024. aasta Statistikaameti sõnul naised on 22,8 aastat oma elust haiged. Ja kui võelda ette veel menstruaaltsükli häired, perimenopausi sümptomid, võib olla 40. Et kui niimoodi mõeldes ongi, et mina isiklikult ma usun ka need vaatajad ei soovi olla 40 aastat on ju haiged ja sa ei pea olema. Ja see kõik, ükskõik kui vana see ka ei ole, sa saad oma nagu tervist toetada. Nüüd, kui meil on saade lõpukorral juba, aga kui inimestel on huvi kõige selle vastu, siis tee reklaami siia lõppu, kus lehelt sind leida või vaadata ja jälgida sind? Ja, mul on naistele täitsa biohäkkides energiliseks programm 30+ naistele kuni siis postmenopausi lõpuni välja. Et sellega mul on ootelist praegult, et kes tahab vaadata siis kristeltuul.com saab uurida ja ma olen kõige aktiivsem Instagramis ja LinkedInis, et siis saab jällegi Kristel Tuul nime all saab üles otsida. Suurepärane. Aitäh sulle, Kristel. See oli küll nagu väga silmi avardav ja just tõepoolest see, et alustage väikestest sammudest. Kas või see teepakike? Just see teepakike oli minu jaoks täna see paugutav uudis, mille peale oleks elu sees tulnud. Aitäh sulle. Aitäh. Ja aitäh teile ka, armsad vaatajad.